Nii et palume teil siis kohad sisse võtta, et alustame oma tänase aktsionäride korralise üldkoosolekuga. Et tere tulemast ja Tallinna Sadama kruiisiterminali, et täna on tõesti eriline päev, et ühelt poolt muidugi sellepärast, et see on tänane koosolek on oluline kohustus, mis äriettevõtte juhtimisstruktuuris täita tuleb, aga teisalt on ka eriline päev, sest täna algas Tallinna Sadamal kruiisihooaeg ja siit aknast paistab meie selle aasta esimene laev Borealis, mis alustas oma teekonda Inglismaalt. Meile ta tuli Stockholmist ja siit täna õhtul hilja kella 10 paiku läheb Helsingisse edasi. Et sel aastal me ootame 100 kruiisilaeva külastust Tallinnasse. Aga tänase koosoleku osas siis, et meil on kohal täna meie nõukogu esimees Riho Unt, meie juhatuse liikmed Valdo Kalm ja Andrus Ait. Tänast koosolekut protokollib meie õigusosakonna juhataja Erli Lüüdig ja koosoleku hääletamise viib läbi Ars Corporate Services OÜ Hanne Lepook juhtimisel. Mina olen Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro ja olen siis tänase koosoleku juhataja. Et kõigepealt ma tutvustan teile üldkoosoleku reglementi ja hääletamise korda. Et kuna see on üsna pikk ja põhjalik, siis ma võtan ette ja loen ka selle maha. Koosoleku sujuva ja häireteta töö tagamiseks palun kõigil vaigistada mobiiltelefonid. Koosoleku otsuste eelnõude ja seotud materjalidega oli teil võimalik tutvuda ning hääletussedel alla laadida ka Tallinna Sadama veebileheküljel. Et loodan, et olete saanud seda teha. Kõik otsuste projektid, mille üle hääletatakse, kuvame ekraanile ja loeme ka ette. Aktsiaseltsi aktsiakapital on 263 miljonit eurot, mis on jagatud 1 eurose nimiväärtusega aktsiateks, millest igaüks annab 1 hääle. Koosolekul füüsiliselt osalevad aktsionäärid hääletavad aktsionäride nimekirja kandmisel väljastatud hääletuspultidega. Et pultide töötamist ma veel tutvustan teile enne hääletamist. Enne koosolekut hääletanud hääleõiguslikud aktsionäärid on loetud koosolekul osalevaks ja aktsionäärile kuuluvate aktsiatega esindatud hääled on arvestatud koosoleku kvoorumi hulka. Koosoleku päevakorrapunkte puudutavate küsimuste esitamise võimalust on pärast iga päevakorrapunkti juures tehtud ettekannet. Muude küsimuste küsimiseks on võimalus pärast päevakorra ammendamist. Kõik küsimused tuleb esitada läbi mikrofoni. Küsimuste esitamisel palume end tutvustada ja käega märku anda. Kõik ettepanekud, avaldused, eriarvamused ja vastuväited palume esitada kirjalikult ning toimetada need protokolli ja laua juurde. Need lisame protokolli juurde, et protokolli ja laud näete on seal treppide juures. Hääletamine toimub peale iga päevakorrapunkti kohta tehtud ettekannet ja küsimuste-vastuste vooru lõppemist. Hääletamise tulemused tehakse teatavaks pärast seda, kui hääled on kokku loetud. Kui teil on sõnavõtusoove päevas korras olevate teemade kohta, tuleb sellest teatada kirjalikult ja palume siis avaldus viia ka sinna protokolli ja laua juurde. Ja sõnavõttudeks oleme siis arvestanud kuni 5 minutit. Vastavalt äriseaduslikule on koosoleku päevakorrapunktides 1-5 olevate küsimuste otsused vastu võetud, kui nende poolt on antud üle poole koosolekul esindatud häältest. Pärast koosoleku päevakorra ammendumist on aktsionääridel võimalus aktsiaseltsi juhatuselt või ka nõukogu esimeselt küsida siis teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta. Ajakirjanduse esindajatel palume mitte teha koosolekult otsekajastusi elektroonsetesse väljaannetesse ega avaldada koosoleku ega koosolekul tehtud otsuste kohta teateid enne, kui aktsiaselts on avaldanud selle kohase börsiteate. Ja börsiteate me plaanime siis otsuste kohta teha tänase päeva jooksul veel. Nii, aga nüüd kõigepealt siis meie tänase koosoleku päevakava. Esmalt teeb meile tervituse enamus aktsionääri esindaja, kliimaminister Kristen Michal, tema teeb siis oma videotervituse. Pärast seda annab ülevaate nõukogu tegevusest nõukogu esimees Riho Unt. Juhatuse esimees Valdo Kalm teeb aasta kokkuvõtte ja annab ülevaate tulevikku
ja finantstulemusi ja dividendi ettepanekud siis tutvustab finantsjuht juhatuse liige Andrus Ait. Ja siis hakkame hääletama üldkoosoleku otsuseid. Ja kõige lõpus on siis võimalik vestelda meie juhatuse ja nõukogu liikmetega. Ja veel siis tuletan teile ka meelde tänase üldkoosoleku otsuste hääletamise. Esimene päevakorrapunkt on siis 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine, siis kasumi jaotamine. Kolmas punkt on aktsiaseltsi Tallinna Sadam nimetamiskomitee liikmete valimine ja neljas punkt nimetamiskomitee liikmetele tasu määramine. Ja kõige viimane punkt, aktsiaseltsi Tallinna Sadam aktsionäride ootuste kinnitamine. Nii, aga nüüd siis vaatame üle, mida kliimaminister on teile tervituseks saatnud. Austatud Tallinna Sadama üldkoosoleku osalejad. Aasta on taas läinud, Tallinna Sadam on teinud head tööd. Head uudised on need, et reisijate arv on taastumas, oodatust kiiremini. Eelmisel aastal oli juba ligi 8 miljonit reisijat. Samamoodi on ka parvlaevadel olnud rekordaasta nii sõidukite kui reisijate osas ja mis positiivne, ka klientide tagasiside on väga kõrge. On tehtud erinevaid ettevõtmisi, ka näiteks jäämurdjal Botnica on uusi töid ja kliente leitud ja Sadam, mis eriti kliimaministeeriumi vaatest rõõmu teeb, panustab ikkagi kestlikkusele. Tõendiks on vastutustundliku ettevõtluse foorumi kuldmärk. Mis on tuleviku ootused Sadamale? Sadam kahtlemata on siinses ruumis üks olulisemaid ettevõtteid ja kui ära märkida tuleviku ettevõtmisi, millesse juhtkond on panustamas, siis üks on Paldiski Lõunasadama kai ehitus. See on kindlasti tuleviku ettevõtmine nii meretuuleparkide teenindamiseks kui praegusel ajal väga oluliseks Eesti militaarvõimekuse suurendamiseks. Teine asi kindlasti Eesti-Soome rohekoridori koostööprojekt, mis tagab tulevikus sellise kestliku reisimise Eesti ja Soome vahel. Lisaks panustab Sadam veel erinevates ettevõtmistesse tuleviku vaatest just taastuvenergeetikasse ja vaatab, kuidas oma ettevõtmisi võimalikult konkurentsivõimeliselt toimetada, et olla selles regioonis ja oma valdkonnas tipus. Sellega soovin jõudu Sadama juhtkonnale, Sadama perele, Sadama aktsionäridele ja loodan, et järgmine aasta tuleb veel kena. Ilusat päeva! Nii, ja nüüd ma palun siia teie ette meie nõukogu esimehe härra Riho Undi. Head aktsionärid, kolleegid ja külalised. Riho Unt, Tallinna Sadama nõukogu esimees, 2 aastat, nõukogu liige pikemalt. Annan ülevaate nõukogu nägemusest või vaatest 2023. majandusaastale ja loomulikult puudutan ka siis mõningaid strateegilisi punkte siin, nagu nõukogu seda teeb. Nõukogu koosseisus muutusi pole olnud, endiselt on 7 liikmest 5 suuromanikust sõltumatud. Kui vaadata, mis on nõukogu siis eelmine aasta teinud, siis 2023. aasta oli mõnevõrra teistsugune kui 2022, sest et 2022 oli väga palju taktikalisi kogunemisi, kriisijuhtimist, kus just tulenevalt sõjategevusest Ukrainast, siis 2023. aasta on palju rohkem siis keskendunud tulevikule, uutele ärisuundadele ja strateegiale, sest et olukord on üsnagi selge, et ida-läänesuunaline kaubavahetus tõenäoliselt lähi 5–10 aasta jooksul ei taastu ja ka majanduskeskkond meie ümber on üsna nagu väheaktiivne. Seetõttu on nagu Tallinna Sadamal ka väga oluline roll just nimelt nagu uute äride ülesehitamisel. Kontserni strateegia, mida me kord aastas üle vaatame, siis eelmise aasta puhul meil väga suurt ümbervaatamist ei olnud, sest et nagu algatatud äristrateegilised protsessid on töös ja pigem toimus siis kohandamine sellest, mis me teeme. Järgmine on, kuna majanduskeskkond on
keeruline, liigume, Tallinna Sadam on sisuliselt liikunud ühest kriisist nagu teise, aga tänu heale tasakaalustatud ärimudelile oleme me endiselt suutnud edukalt teenida kasumit. Siis on meil ellu viia uued kasvuprojektid. Siis see oli see hetk, et kus nõukogu pidi ka siis ära otsustama või vaatama, mis siis saab juhatuse esimehe lepingustest, et juhatuse esimehe leping eelmisel aastal sai läbi. Ja selleks, et aru saada, et kuidas edasi liikuda, viis nõukogu läbi sihtotsingu, vaatasime otsa 50 nimele kogu Eestis, suhtlesime seal üle 11-ga, lõpuks tasustamiskomitee vestles ka 3 täiendava kandidaadiga. Aga siinkohal nõukogu eelistas kogemusi, näidatud tulemusi, pluss sellele, et strateegia ajalist elluviimist, ja mul on väga hea meel, et Valdo oli ka samuti nagu nõus järgmise 3 aasta puhul siis seda sadamavankrit edasi vedama. Järgmised oluline punkt on audiitori valimine, uue audiitori valimine, uus audiitor on meil ka siin, et alates 2018. aastast oli Tallinna Sadama välisaudiitor KPMG, aga nagu ikka, igal ettevõttel on kasulik mingi aja jooksul audiitorit vahetada, sest et sel hetkel tuleb uus auditimeeskond tuleb ja vaatab sadamale või vaatab siis ettevõttele otsa siis uute värske pilguga ning tihti püüab ka raputada või siis panna proovile võib-olla juurdunud tavasi, mille osas mul on nagu hea meel, et PVC seda kindlasti ka meie juhtkonnale nagu pakkus sellist intellektuaalset vestlust ja arutelu. Ja ka loomulikult, mis nõukogus on oluline, siseauditi eesmärkide seadmine, kontrollimine ja vaadata, et kas juhtkond ka siis siseauditi poolt toodud märkuseid ellu viib. Kui me hindame, mis nõukogu poolt fookusteks on kogu selle sadama kontseptsioonis, siis kindlasti on innovatiivsus, sest me usume, et innovatiivsus on konkurentsieeliseks meie sadama puhul. Ja arvestades seda veelgi enam, et kui asukohaline eelis on vähenemas tänu ida- ja läänesuunalise kaubavahetuse vähenemisele, siis seda rohkem peab olema innovatiivsus see, mis toob meile uusi kaupu ja uusi kliente. Samuti oleme pühendunud omanike ja siis aktsionäride ootuste täitmisele, mis on siis nii efektiivne toimetamine kui ka dividendide jätkuv maksmine. Kui meil on märgata, et kord on meil siis olnud reisijatega, koroona ajal oli reisijaid vähemaks jäänud, nüüd reisijad taastuvad, siis vahepeal peale nüüd sõjaolukorra on siis tekkinud see, kus kaupa on vähem, on sadam hästi näidanud ikkagi oma väga balansseeritud nagu ärimudelit, mis antud hetkel me näeme seda, et me juhtkond peab pingutama selle nimel, et siis ärimahud taastuksid ja ka uued ärisuunad siis ellu viiakse. Juhime ettevõtted vastutustundlikult, seda nii keskkonnaalaselt, majanduslikult kui ka sotsiaalses mõõtmes ja mitte ainult meie, vaid me ootame seda tegelikult ka oma partneritelt. Et seda ootame nii oma laevafirma partneritelt kui ka siis sadama territooriumi rentivatelt või siin nagu ettevõtetelt. Samuti on meie jaoks oluline väärtustele põhinev juhtimiskultuur, mis toimub siis läbi hea koostöö, arengusoovide ja nutika töökorralduse. Et siinkohal ma pean paari sõnaga adresseerima ka siis Delfis esitatud juhtumid, kus juhiti tähelepanu TS laevade juhtimisprobleemidele. Et TS laevad on väga TS Shippingu juhtimisprobleemidele, et TS Shipping on meil väga oluline äriüksus, millest me näeme väga suurt kasvupotentsiaali, eriti just nagu uute ärivaldkondade elluviimisel, seda nii tuuleparkide hoolduse osas kui ka offshore laevanduse valdkonnas. Seetõttu on TS Shippingu ambitsioon oluliselt kasvanud ja muutunud. Seetõttu ka muudatuste läbiviimine selles ettevõtte üksuses on oluline. Küll tunnistame, et uus juht on oma muudatustega kiirustanud, mis on tekitanud mõningast vastuseisu töötajaskonnast, millest me oleme õppinud ja siinkohal ka kontserni juhtkond aktiivselt aitab nagu olukorrast edasliikumisele, et taastada töörahu, mida me siis oma ambitsioonikate eesmärkide elluviimisel peame loomulikult saavutama.
Riskidest me näeme endiselt, et konfliktide nagu jätkuv kestmine ja eskaleerumine mõjutab meid, majanduse madalseis, samuti nagu selleks lahendamiseks on olnud just nimelt meie väga tasakaalustatud ärimudel. Samuti näeme seda, et kinnisvaraturg ja selle madalseis tänasel hetkel, et Tallinna Sadamal on sisuliselt 56 hektarit nagu kinnisvara arenduseks ette valmistatavat pinda, milles on peamiselt 500 000 maapealset arendusmahtu. Et siin me sadamana loomulikult ei taha üle võtta Eesti suurte kinnisvaraarendajate positsiooni, jääme endiselt truuks oma landlord põhilisele ärimudelile, aga samas meil tuleb seda tegevust teha piisavalt targalt, et nii ajastatuse mõttes kui ka selles mõttes, et aktsionäridele loodud lisandväärtus selle võimaluse realiseerimisel peab olema kõige suurem. Hea on tõdeda, et Botnica on selle aasta töömahud endale kindlustanud, seda nii Kanada töö kui ka siis PP offshore töödega. Lisaks eelmine aasta algas, see aasta jõudsime lõpuni, on see, et nagu ma korduvalt olen öelnud, on majanduskeskkond ja turuolukord nii palju muutunud, et Tallinna Sadam peab keskenduma ja leidma uusi rahateenimise kohti, mida me ka täna teeme. Ja seetõttu, et kindlustada nende uute ärivaldkondade elluviimist ja edukad elluviimist ja siis ka kasumlikku elluviimist, oleme otsustanud suurendada siis juhatuse koosseisu ja tuua äriarendusjuhi juhatusel tasandile. Et see küll on selle aasta otsus, aga algus selle nagu mõtte peale sai meil juba eelmine aasta. Samuti on Sadam järjest rohkem pööramas tähelepanu võtmejuhtide arendamisele ja lisaks järjepidevusele, sest et küll Sadam võib tunduda suur ettevõte, meil on 500 inimest, aga paljud funktsioonid ja võtmekohad on sellised, kus meil ei ole võimekust omada siis kas nagu dubleerimist või kohest järelkasvu. Ja Sadama jaoks, kui siis mõni inimene, selline võtmekohal inimene peaks lahkuma, võib eeldada lausa 5 kuni 9 kuulist värbamisprotsessi ja inimese sisseelamise protsessi. Seetõttu on meil oluline teada, et kui mõni oluline funktsioonist otsustab keegi lahkuda, et siis oleks meil juba töö selle uue inimese leidmisel käimas. Ja lisaks sellel aastal, kui meil siiamaani oli väga palju, oli meil juhtkonna ja oli ka meil töötajate motivatsioonisüsteemis sees kasumlikkus, mahud, tähtsad projektid, roheteemad, innovatiivsus ja siis rahulolu, nii klientide kui töötajate oma, siis sellel aastal oleme sisse toonud ka aktsiahinna komponendi. Selleks, et meie aktsionäride ja töötajate huve veelgi rohkem sidustada, siis sellest aastast on 5% ulatuses on töötajate tulemuspalk sõltub nüüd aktsiahinna liikumisest ja siis ka dividendi määrast. Sadam on väga stabiilne, hea ja kasumlik ettevõte. Me näeme seda, et meie võimekus jätkuvalt dividendide maksmiseks vaatamata meie ambitsioonikatele investeerimisplaanidele on olemas ja meil on töös juba tänasel hetkel projektid, et taastada kasumlikkus või suurendada tänast kasumlikkust, mis meil täna on. Lisaks strateegiale, inimestele, riskide juhtimisele on meie jaoks ka oluline, kuidas me asju teeme ja ka teised seda märkavad ja nii nagu ministergi kord välja tõi, oleme kindlasti väga rõõmsad selle üle, kui saame tunnustusi ka teistelt osapooltelt kui ainult ise, et see sama kuldmärgis vastutustundlikkust ettevõtluse pool, foorumi poolt antud kujul. See on ka meil TS laevadel ja olles 8. kohal mainekate tööandjate hulgas vastaval Demori uuringutele, et need on meie jaoks tähtsad. Sellega ma oma lühiettekande lõpetan. Kui on küsimusi, siis vastaks kohe. Palun andke käega märku, kui kellelgi on küsimusi nõukogu esimehele. Ilmselt ei ole. Aitäh, Riho. Ja palun nüüd Valdo Kalmu, et meie juhatuse esimehe, kes räägib siis, annab ülevaate eelmise aastast ja räägib ka meie kasvuvõimalustest. Tere pärastlõunat, lugupeetud aktsionärid. Nii nagu sai nõukogu esimehe poolt mainitud, tasakaalustatud ärimudel on meid aidanud siin läbi kriiside
päris hästi, ehk reisijad taastuvad, võib ka öelda esimese kvartali kohta 5% kasv, ehk on põhiliselt siis Soome ja Rootsi turistid tagasi, selle üle on hea meel. Kaubasadamates on ka meil esimeses kvartalis näha taastumise märke. Seda just me näeme konteinerite ja Ro-Ro pealt, sest see näitab väga ära, milline on Skandinaavia ekspordi-impordi seis ja on esimesi positiivseid märke. Loodame, et see kõik jätkub. Jäämurdja Podnika tegi eelmine aasta väga tõsist tööd mitmes projektis ja on ka siin selleks aastaks juba tööd kindlustanud ja reisiparvlaevanduses oli meil rekordaasta nii reisijate, reiside kui ka sõidukite mõttes. Mis siis olid olulisemad sündmused eelmisest aastast ja mis tegelikult loovad vundamenti tulevikuks? Me tõepoolest lisaks oma klassikalisele ärile väga tõsiselt mõtleme kasvuprojektidele ja see toob kaasa ka võib-olla natuke uut hinnastamist, et võib-olla kaubaäris on vaja leida uusi mudeleid ja üks nendest kindlasti tulevikku suunatud kasvuprojekt on meie Paldiski Lõunasadama ehitus- ja hoolduskai, mis on mõeldud siis just meretuuleparkide ehituseks, aga tegelikult täna me ka Paldiski kaudu juba teenindame ju maatuuleparke, et kõik Eesti maatuulepargid ehitatakse tegelikult meie sadama kaudu. Selle sadama ehitus käib ja plaanipäraselt ning hiljem ma arvan, meil on üks slaid siin, kust on näha ka hetkeseis. Väga oluline projekt sai allkirjastatud eelmise aasta sügisel, kus Tallinna Sadama ja Helsingi sadama eestvedamisel ka laevafirmad Tallink, Eckerö Line, Viking Line ja ka 2 linna ning Eesti poolt ka Kliimaministeerium allkirjastasid Soome-Eesti rohekoridori. Viimane niisugune suurem investeerimisobjekt siin meie oma põhiäri tarbeks on A-terminali rekonstrueerimine. Viisime läbi arhitektuurikonkursi, aasta alguses kirjutasime alla lepingu ja see aasta käib projekteerimine. Väga edukaks osutus esimeses kvartalis valminud topeltramp Muugal. See tähendab seda, et 2 tasandilt mitte ainult sõiduautosi, vaid ka kaubaautosi laaditakse laeva ja selle peale Eckerö Line lisas kohe 1 väljumise veel päevas, nii et see on meile väga hea tasuvusega ja loomulikult väga hea täituvusega projekt ka Eckerö Line'ile, nii et see oluliselt suurendab Ro-Ro liiklust Muuga ja Voosaari vahel ja mõnes mõttes natuke viib ka veokeid Tallinna linnast välja. Muuga sadamas avati uus laokompleks põhiliselt puist lasti ja väetise jaoks, nii et meie hea partner, operaator PK Terminal tegi investeeringu ja käitleb suvest juba uues kompleksis. Huvitav hange päädis aasta lõpus Tallinna Sadama võiduga, nimelt me võitsime opereerimise hanke palju kära ja müra tekitanud LNG kaile, ehk tegemist on tegelikult ühe sadamaga, mis ei kuulu meile. See LNG kai on tänasel hetkel täiesti valmis võtma tankereid vastu. Ma arvan, ta on loomulikult riigi jaoks väga toimekindlusstrateegiline objekt, et juhul kui Balticconnectoriga juhtub see, mis juhtus, et sihilikult ta lõhuti, see ei ole ju saladus, et seal midagi juhuslikku ei olnud, siis saab siin sillata tankeri ja gaasitorustik on siis ühendatud Balticconnectoriga. Meie oleme opereerimiseks valmis, me teeme kaughaldust, ühtegi inimest seal ei ole, nii et selles mõttes see on huvitav, väga efektiivne kaughaldusprojekt meie jaoks. Ja me oleme väga huvitatud, et sinna tuleks ka kommertslaevad. Asutasime vesinikuoru,
Me näeme vesiniku ja derivaatide olulisust ja just praegu toimub meie Paldiski sadamas vesinikukonverents, kus siis on 100 põhiliselt energeetikut koos ja arutatakse siis, kuidas roheenergeetikasse minna. Ja meie tahame selles väärtusahelas olla. Ja näeme perspektiivi sellel alal. Muuga sadamas toimus suur õppus Crevex, ta oli esimene laivis suur õppus, kus siis imiteeriti päris suurt õnnetust ja see õppus läks meil väga hästi. Kõige rohkem on meil hea meel, et meil on ju suured kliendid seal ehk operaatorid. Nad olid väga hästi selle asjaga kaasas, nii et seda korraldas riik, aga tegelikult need operaatorid on ju erafirmad ja neid ei saa nii lihtsalt otseselt kamandada, et me pidime seda väga palju koordineerima ja see läks meil väga hästi. Kirjeldasime olulisemad eetilised põhimõtted eetikakoodeksisse ja nagu sai nimetatud, rekordaasta oli TS Laevadel 2,4 miljonit reisijat, 1 miljon autot, need on tegelikult täitsa suured numbrid. Ehk nagu te teate ju, see liiklus on väga tihe. Ja oli ka head tulemused mahu mõttes shippingul ja Green Marine'is on meie siis jäätmekäitlus tütarettevõte. Kui vaadata tulevikku, ma olen ikkagi aasta-aastalt näidanud seda meremajanduse megatrendi, tuleb aru saada, mis ju toimub maailmas. Ja positiivne meie jaoks on see, et tootmist kolitakse tagasi. Ja see on väga huvitav, sest meil on ju Muuga ja Paldiski taga tööstuspargid ja me väga ootame sinna tööstust. Just nimelt tööstust, kes oleks meie sadama tagalas ja veaks kaupa just nimelt vähemalt ühes õlas laevaga. Need läbirääkimisi käib siin mitmeid, meil on ka tööstust ja eriti huvitavad arengud on Paldiskis, mida ma ühel slaidil siin näitan. On täiesti selge, et tulevik on üha rohelisem ja me peame tegelema laevakütustega. Ehk meil on vaja alternatiivkütuseid laevadele ja me isegi läbi selle tahame olla sadam, kes meelitab laevu punkerdama, et meil on siis metanooli või vesinikukütust ehk rohelist kütust, et see on meie niisugune konkurentsieelis. Ehk me näeme rohkem, et sadamas saab koos rohekoridoridega, koos meretuuleparkidega selline ökosüsteem, roheline haab. Siis digitaliseerimine, automatiseerimine on loomulik protsess. Seda me oleme päris palju teinud ja teeme edasi ja me näeme, et tegelikult nii klientide kui töötajate ka tuleb rohkem tegeleda. Et siin ei midagi uut kui nende ootustele vastamine. Hästi lühidalt siiski ärivaldkondade kaupa ka sai nimetatud, et reisijate äri taastub ja ka esimese kvartali trend on positiivne. Ma siiski korra peatuksin Eesti-Soome rohekoridoril, sellepärast et see on mitmes mõttes oluline. Üks on see, et sa teed rohepööret, mis on aktsionäride ootus, meie peaaktsionäri ootus, aga tegelikult üha rohkem ka uute reisijate ootus. Et me tegelikult loodame läbi sellise rohelise reisimise rohkem noori peresi saada oma sadamatesse ja laevadele. Nii et me arvame, et see on argument mõne aasta pärast. Ja sellepärast me oleme siis kirjeldanud sellise kontseptsiooni, mis on maailmas lausa unikaalne. Maailmas on tegelikult ainult 40 rohekoridori, millest see on nagu rohelise reisimise mõttes kõige paremini kirjeldatud kontseptsioon, et sa siin Tallinnas tuled trammiga siia Vanasadamasse, tramm saab ju järgmine aasta valmis, tuled terminali, mida köetakse ja jahutatakse mereveega ja siis on sul laev, mis on kalda elektrisse ühendatud, laev sõidab täna LNG-ga, näiteks Tallinkis on LNG kütusega laevad, aga laevafirmad samuti mõtlevad, millise kütust nüüd lähiaastatel või lähikümnendil kasutama hakata. Ja see kõik kordub Helsingis, ehk tegelikult ongi see kogu kliendi teekond roheline. Ja see on selles mõttes, ma usun, atraktiivne, et kliendid üha rohkem sellist asja küsivad.
kuidas ma reisin. Ja siin me tegeleme siis paralleelselt ka kinnisvaraarendusega, et nad on ühildatud, ehk see linnaruum, mis siin sadamas saab olema, vastab ka sellise kaasaegsele ja ökoloogiliselt puhtale linnaruumile. Ja oleme siis oma detailplaneeringutega jõudnud väga otsustavasse faasi, eskiisid on kõik kokku lepitud linnaga ja me väga loodame, kui kõik läheb hästi, selle aasta lõpus mõne osa nii-öelda kehtestamist. Ehk tahame kinnisvara arendusega alustada. Turg ei ole küll väga hea praegu, sellepärast tuleb väga väikeste sammudega samm-sammult liikuda. Ja siin on siis selle A-terminali rekonstrueerimine ja võidutöö, mida me siis selle aasta lõpuni projekteerime. Selle võitjad on siis Malumba ja Maareld. Pikem visioon, mis siis vastab nendele megatrendidele, on siin ka teie ees. Me väga paljusi neid komponente juba täna teeme. Et see ei ole selline unistus, vaid moodsad seadmed on meil juba, meil on ju automaatsildumisseadmed ja kaldaelekter ja seesama terminalgi siin on merekütte ja jahutusega. Nii et need komponendid juba on kohal ja me proovime seda rohepööret võimalikult jalad maas teha, nii et ta oleks meie ärile kasulik. Kaubasadamates on kõige olulisemad projektid seotud järgmiste asjadega, ehk Rail Baltica, meie jaoks äärmiselt oluline. Ma arvan, et keegi enam küsi kas, vaid tuleks kõvema häälega rääkida, et tegemist ei ole mitte ainult kauba ja reisijate veoga, vaid sõjalistrateegilise objektiga. Praegu on vähemalt öeldud Euroopa Liidus, et liidust väga selge nõue, et 2030 peab põhitrass valmis olema. Ja see on väga oluline. Just meie jaoks, sest me loodame läbi selle paremini teenindada Soome ja Rootsi eksporti ja jõuda ka Vahemere äärde. Et mitte ainult Kesk-Euroopasse, nagu te siin näete, vaid näiteks Trieste sadamasse Itaalias, kus on ka meie ühe kliendi terminal. Haala terminal on Muugal, aga temal on ka terminal Triestes. Nii et tema seoks neid kohe ja hea meelega veaks rongiga oma klientide kaupa lõunasse. Nii et ma väga loodan, ehitus hakkab Muugal järgmine aasta. Ja ma olen seda enne maininud, et meil on väga hea positsioon, sest meie sadamast Muugal Rail Baltica alguse saabki. Selles suhtes ideaalne ja me saame tõsta ühelt raudteelt teisele, ehk meie kliendid saavad seda teostada, sellist multimodaalset transporti. Ma tegelikult nimetasin juba topeltrambi, aga see on jätkuvalt strateegiliselt meile väga tähtis, et me arendame põhja-lõuna suunalist koridori ja räägime läbi laevafirmadega, et nad tuleks meie sadamasse autovedukeid ja konteinereid vedama. Üks suuremaid projekte, mis praegu on töös, ongi siis Paldiski meretuulepargi hooldussadam. Kui ta valmis saab, näeb ta selline välja, aga see pole veel kõik. Tulen just selle sama slaidi esitluselt Paldiskist ja Paldiskis on kujunemas tõesti selline energia ehk roheenergia haab, kus juba on Enefit Greeni tuulepark, seal on Baltic Connector ehk gaasitoru, seal on meie poolt opereeritav LNG terminal ja väga oluline projekt on nüüd siin vesiniku ammoniaagi ja metanooli tootmine. Selle projekteerimine praegu käib, meil on broneeritud ligi 3 hektarit, see on meie tööstuspargi maa, need punased alad siin, mis on just selle jaoks ideaalsed, et siia sellist tootmist tuua ja meil on vaja rohelist energiat. Meil on vaja laevade jaoks ehk laevakütus ja punkerdamine võiks ju meie sadamate kaudu käia. Ja selle projekteerimine käib, ma just vestlesin sel teemal ka Lääne-Harju maavanemaga, nende poolt on absoluutne toetus, mõistetakse, et sellega luuakse töökohti,
sellega tekitatakse siia Paldiskisse tõesti selline roheenergia haab ei ole õige sõna, ütleme siis ökosüsteem või keskus, mis väga paljus baseerub meie sadamale. Ja meie Lõunasadama kai ehitustööd on siis sellises faasis, see on paar nädalat vana pilt. See on suur investeering, 60 miljonit, võib-olla üks suuremaid investeeringuid praegu, mida Eestis teostatakse, ja tööd käivad plaanipäraselt ja see peaks siis olema valmis järgmise aasta lõpuks. Kui see on valmis, siis me tahaksime kohe sinna saada kliendi peale ja tekivad uued käibed ja võin teile öelda, et huvi on väga suur. Ka täna konverentsil sõnum poliitikutele oli see, et väga-väga suur huvi on ka Poolast ja Leedust ja kui me siin Eestis palju jokutame, eks ole, siis me kaotame selles globaalses konkurentsis, ehk tegemist on ju tegelikult riikide vahelise konkurentsiga. Ja see kai on mõeldud siis teenindama kogu Läänemerd. Ja meil on väga unikaalne positsioon, et me oleme esimesed sellel turul, see on eriline kai, kuhu saab siis väga rasked konstruktsioonid peale panna ja igas sadamas lihtsalt neid võimalusi ei ole. Ja siin on suur tagala. Nii et me proovime saada ja oleme teinud ka pakkumised juba, kui aus olla, selle kasutusele võtuks, kui ta valmis saab, tahaks ta nii-öelda kohe töösse panna. Ja järgmise aasta lõpp on siis praegu planeeritud valmimine. Ehk dekaadiks vaadates ette, ehk aastasse 30, multimodaalsus tähendab seda, et sa erinevaid transpordiliike sujuvalt teenindad koos ja Muga on selleks ideaalne koht, Rail Baltica väga oluline. Tuuleparkide äris me juba oleme, aga sellesse väärtusahalasse tahame veel tõsisemalt sisse minna. Tahame veel rohkem meelitada uusi operaatoreid, ka vanu operaatoreid, just alternatiivseid kütuseid tootma ja ladustama. Nii et need on tegelikult meie jaoks kõik väga huvitavad projektid, mis on ka äriliselt huvitavad. Ja juhtub asju päris ruttu, ehk kui kõik läheb nii, nagu me siin oleme ühe eellepingu alla kirjutanud, siis selle aasta suvel hakkab Muugal käima juba metanoolil suur konteinerlaev. Ja nemad juba küsivadki metanooli meilt. Et see on nagu juba täna vaja sellist rohekütust. Nii et tegemist on päris suure firmaga. Express, nad on tellinud siis maailmas 14 metanooli suurt konteinerlaeva. Ja me võtame nad rõõmuga vastu ja nüüd me praegu otsimegi lahendust, kuidas neile pakkuda rohemetanooli. Laevanduses on olnud päris hea periood ja olulisem on ära märkida, et just toimus hange järgmiseks perioodiks, mille me võitsime. Järgmine periood hakkab aastal 26, toimus riigihange, me lepingut ei ole veel alla kirjutanud, aga börsiteate tegime, et osutasime võitjaks. Ja kindlasti me oleme huvitatud parvlaevade edasisest elektrifitseerimisest. Üks laev on meil hübriidiks ehitatud, näitab häid tulemusi, kulude mõttes ka. Nüüd me arutame, kas me ja millal me siis Saaremaa liini elektrifitseerime. Jäämord ja Botnica. Oli siin juba mitme külje pealt juttu, aga selleks aastaks on siis meil Botnica lepingutega kaetud. BP on siis British Petroleum, mida me läheme selle kuu lõpus sõidame juba välja Põhjamerele tööle ja suve teine pool on siis töö Kanadas. Samuti andsime börsiteate, sõlmisime 5 aastaks lepingu meie hea partneri Baffinlandiga, ehk seal me teostame siis jäämurjet. Ja väga oluline on, et oleme ka praegu disainimas, investeerimisotsust ei ole, tahan seda rõhutada, aga disainimas ka uue meretuuleparkide hooldus- ja ehituslaeva projekti. Nii et see on siin see
keskmine SOV laev, ta on umbes sama suur kui Botnica, tegemist on erilaevaga, väga mitmefunktsionaalne, aga see offshore äri praegu näitab väga head tõusutrendi ja siin tõesti on seesama rohepööre maailmas aitab kaasa. Sest mida me teeme British Petroleumil, me võtame naftapuurtorni lahti, eks ole, toimub vanade fossiilsete kütuste infra likvideerimine, uute tuuleparkide ehitamine. Nii et tegelikult neid laevu on vähe, nende nõudlus on väga suur ja me praegu just nimelt kalkuleerime äriplaani kokku ja näeme siin väga head kasvuvõimalust lähiaastatel. Aga ma ütlen, et otsus tuleb kuskil sügisel ja me teavitame teid loomulikult selle kaudu. Nii et tegemist on meie jaoks shippingu puhul sellise kasvu äriga. Kogu selle taustal on kestlik areng tähtis, et me mõõdame oma CO2 jalajälge igas sadamas ja siin on ka näha, et meie kõige suurema jalajälje jätavad sadamagrupi mõttes meie oma laevad, seesama roosa, oranž värv on kõige suurem osa ja miks ta on tõusnud, sellepärast et riik tellis meilt lisareise eelmisel aastal. Ja nagu te näete, ta loomulikult mõjutab ka CO2 taset. Nii et me peame väga tõsiselt mõtlema just mitte ainult oma elektritarbimise peale, me kasutame ainult rohelist elektrit, Tallinna Sadam kui grupp, soojuse tarbimise peale, aga just oma laevanduse peale. Et kui targalt me sinna investeerime. Ja meil on siis ökoloogilisele jalajälje vähendamiseks mitmed muud meetmed juba, sai nimetatud automaatsildumist, kaldaelektrit, aga tegelikult oleme lõpuni saanud ka kogu reovee vastuvõtmise torustiku varem Vanasadamas, nüüd lõplikult ka Muugal. Ja võimalikult palju meie tütarettevõtte Green Marine suunab laevajäätmeid ringlusesse. Sellega ma lõpetaks ja hea meelega vastaks küsimustele. Palun andke märku ja kohe toon teile mikrofoni, siis palun teil tutvustada end. Et me tänase koosolekuga salvestame ja salvestuse me hiljem saadame teile börsiteatega ka. Suur tänu, minu nimi on Urmas Marti ja olen Tallinna Sadama väikeaktsionär ja ma tahaks väga tänada juhatuse esimeest, ääretult tore ja intrigeeriv ettekanne. Aga mõned küsimused mul tegelikult jäid. Esiteks vesinikuorg, et kas teil on mõte või eesmärk ka minna laevandusest väljapoole, ehk et teenindada võib-olla ka mingit muud transpordisektorit, välja arvatud siis laevad, siis kinnisvaraarendus, et ma mõtlesin, ma küsin nõukogu esimehe käest, aga jäi küsimata, küsin teie käest, et iseenesest muljet avaldav maa-ala 56 hektarit, kui ma täpselt mäletan. Et mida te tahate ehitada? Et kas te tahate ehitada endale asju, ütleme infrastruktuuri, nagu see rajatis siin, või te tahate minna ka näiteks eraisiku turule, mis puudutab näiteks korteriomandit, kortermaju, sest vaieldamatult on teil ikkagi väga väärtuslikud krundid käes. Ja kolmas teema oli mul tegelikult see, et kui me räägime nii-öelda sellest kruiisi laevandusest, nagu ma saan aru, et tänane pääsukene on siin, õhtul ta paraku läheb ära, küll tuleb uus ja mitu. Et kas ma eksisin, et oli teil ka periood, kui tegelikult Tallinna Sadam võttis vastu 300 kruiisi laeva aastas. Ja täna me tegelikult siis taastume vaikselt ja oleme siis märgi pannud maha 100-le. Ma loodan, et see tuleb kindlasti suurem. Aga see oleks märk. Ja võib-olla viimane küsimus, millest te kindlasti oskate kõige paremini vastata. Et kui ma nägin ka teie ettekannet ja sellest visioonist, mis on väga õige ja peabki pikalt suurelt ette vaatama, et äkki oskate öelda saalis olevatele aktsionärile ja ka minule, et milline võiks olla aktsia hind aastal 2030? Aitäh! Aitäh! Väga head küsimused. Hästi ruttu vesiniku org, ja meil on oma isegi vesiniku strateegia, kus me ennast positsioneerime päris selgelt just niisuguseks rohekütuste
tootmis- ja ladustamiskeskus ehk sadamal tekib selline haabi roll. Me ise toota ei plaani. Et me jääme siiski oma liistude juurde ja otsime operaatoreid ja tootjaid meie territooriumil ja siis võimalusel punkerdame ka laevu. Aga tootma ise ei planeeri hakata. Aga me oleme see võimaldaja. Teine küsimus, kinnisvara. Tõepoolest, kinnisvara on siin väga perspektiivikas ja põhimudel ka Riho Unt nimetas seda, et me põhimudelina ei läheks ise arendama, vaid me oleme maaomanikud ja anname arendajatele kuni 99 aastaks hoonestusõigusega krundid välja läbi konkursside. Aga kui on mõni väga hea objekt, millesse tasub nagu ka ise investeerida, siis me oleme selleks valmis. Aga põhimudelis, ma ütlen veel kord, see ei ole meie põhikompetents. Ja siia tuleb nii elukondlikku kui ka ärikondlikku. Ja nüüd tuleb vaadata, minna samm-sammult, sest maht on tõesti ligi 500 000 ruutmeetrit. See on väga suur maht. Tuleb minna aasta-aastalt ja vaadata, mida turg teeb. Aga tegemist on ühe Põhjamaa pärliga. Huvi on väga suur. Võin öelda, et ka paar tõsist hotelliketti, keda täna Eestis ei ole, on siia vaadanud ja väga suurt huvi üles näidanud. Kolmandaks, kruiisi täpselt õige tippaeg oli meil 300+ laeva ja ootame see aasta 100+, põhiliselt kõik siin, aga 10 laeva käib Saaremaal. See taastumine võtab natukene aega ja võtab sellepärast, et meil oli ennem kõige suurem segment olid ameeriklased ja nemad kardavad siia tulla. Nad peavad meid rinderiigiks. See võtab natukene aega. Ma usun, et see abipakett, mis võeti USA kongressis vastu, aitab väga. Saksa turistid on tagasi, ütleme, Euroopa turistid ei pelga, aga meil olid väga head Ameerika ja ka, ütleme, Aasia segment. Võt, eriti Ameerika laevu ja neid turiste tuleb veel natuke oodata. Aga me oleme positiivsed ja oma investeeringud kõik teinud. Me oleme väga avatud, paindlikud ja mis tähtis, me töötame koos Helsingi ja Stockholmiga, me nagu teeme turundust ja meelitame neid siia basseini. Ärimudel ise töötab üli hästi, neil läheb Kariibil niivõrd hästi, et neil ei ole praegu mõtet nagu siia väga tulla. Inimesed tegelikult sõidavad laevaga rohkem ja lennukitega vähem. See on praegu trend. Nii et me usume sellesse ärimudelisse ja 300-ni me jõuame, aga ma ei julge öelda seda, mis aasta see on, see võtab paar aastat aega, vähemalt. Aktsiahinda ei tahaks väga kommenteerida, aga meil on kõik eeldused selle kasvuks, meie majandustulemused paranevad ja meil on 3-4 tõsist kasvuprojekti, mille mõju hakkab kohe näha saama. Ja me oleme hästi kiivalt oma lubaduse taga maksta dividendi. Sest ka need kriisiaastad, iga aasta me oleme korralikult maksnud ja see on see, mis ma arvan, hoiab aktsionärid meie juures ja toob uusi juurde. Kas on veel küsimusi? Kui ei, siis ma tänan juhatuse esimest ja palun teie ette juhatuse liikme finantsjuhi Andrus Haida, kes siis räägib meie finantstulemustest eelmisel aastal ja ühtlasi tutvustab ka dividendi ettepanekut. Ja, austatud aktsionärid, üldkoosolekust osavõtjad, mina siis Andrus Ait, Tallinna Sadama finantsjuht, tutvustan teile siis 2023 aasta finantstulemusi ja samuti dividendi ettepanekut. Alustuseks siis ülevaade reisijatest ja reisilaeva külastustest. Nagu siin läbi on käinud juba varasemalt 2023 aastal 7,9 miljonit reisijat, mis on siis 13% enam kui aasta varem. Et siin varasemad aastad 2021 kõvasti mõjutatud koroonapandeemiast, sealt hakkas tugev taastumine, 22 siis 7 miljonit ja 23 aastal siis nägime kasvu kõigil meie põhilistel reisilaevaliinidel, Tallinn-Helsingi, Tallinn-Stockholm ja Muga-Voosaari, kõik nad kasvasid. Loomulikult rohkem reisijad on meil Tallinn-Helsingi liinil, sealt numbriliselt kõige suurem kasv, aga protsentuaalselt oli kasv kõige suurem siis Tallinn-Stockholm liinil. Ja selle aasta esimene kvartal näitab ka 5% kasvu, nii et nagu me oleme lootnud, see kasv on jätkumas.
kaup- ja kaubalaevakülastused. Et aasta 2023 oli siis väga suuresti mõjutatud just sanktsioonidest. Et sanktsioone hakati rakendama siis 22 aasta peale esimest kvartalit, nad tulid järk-järgult, seetõttu 22 aastal veel kogumõju ei avaldunud ja 23 aastal siis vedellast ja puistlast vähenesid oluliselt, mis siis olidki sanktsioneeritud, et vedellastis siis idasuunaline nii-öelda transiit ja puistlastis siis väetised. Et 22 aastal veel esimene kvartal need kaubad liikusid. Aga kui nüüd vaadata teisi kaubagruppe, siis jah, seal oli ka tõesti teatav langus, aga pigem siis üldisest majanduslikust olukorrast tingitud. Aga hea meel on jälle öelda, et esimene kvartal 2024 aasta enam langust ei toimunud, nii et see annab lootust selleks, et me oleme nii-öelda madalama seisu ära näinud ja hakkab ka siin taastumine. Laevandus on olnud läbi aastate meil üks stabiilsemaid valdkondi, seda siis nii reisiparvlaevade osas kui potnikategevuse osas. Reisiparvlaevade puhul siis teenindasime rekordarv reisijaid, rekordarv sõidukeid ja reis oli ka rohkem kui aasta varem. Nii et nõudlus on kõrge, kliendi rahulolu on kõrge ja võitsime siis uue perioodi hanke, mis on väga oluline ettevõtte tuleviku stabiilsuse vaatest, et on väga oluline valdkond meil, väga stabiilne ja on näha, et see on jätkumas. Mis puudutab potnika prahtimist ja tegevust, siis seal me mõõdame siis prahipäevade arvu ja kasutusmäära, mis küll oli madalam kui varasematel aastatel. Seda just seetõttu, et me suveperioodil sisenesime uutesse projektidesse, mis olid lühiajalisemad, aga samas tulud ja tulumäärad on tõusnud, nii et tulu tegelikult potnika tegevusest eelmisel aastal tõusis. Ja majandustulemused. Ettevõtte müügitulu siis 2023 aastal 116,6 miljonit ja langus 4,2%. Languse taga ongi peamiselt siis kaubasadamad, kus siis vähenes nii kaup kui ka külastused, kuid külastused siis oluliselt vähem kui kaup ise on olnud tegelikult suhteliselt stabiilsed ja oli ka tululiike, mis kasvasid, seesama parvlaeva teenindamise tulu, potnikatulu, rohkem reisijaid, nii et stabiliseerivaid elemente oli ka sees, nii et tululangus võrreldes siis kaubalangusega oli märgatavalt madalama. Korrigeeritud EBITDA samuti langus 12%, tasemeks siis 49,2 miljonit eurot. Põhimõtteliselt on see tulude languse peegeldus siis EBITDA tasemel. Kulude osas rakendasime efektiivsusprogrammi suhteliselt edukalt, ma hindan, ja tegelikult tegevuskulude osas saavutasime pea sama taseme kui aasta varasemalt, nii et see andis ka tulemusi, mis siis annab hea eelduse järgmisteks aastateks saavutamaks või sellest nii-öelda madalseisust edasiminekuks. Ärikasum siis 24,6 miljonit, -20%, tulumaksu maksime 2,9 miljonit eurot, see siis peegeldab dividendide tulumaksu, eelmisel aastal maksime 19,2 miljonit dividende, aasta varem siis pisut enam kui 25 miljonit, sellest siis ka tulumaksu erinevus. Ja perioodi kasum siis 15,9 miljonit eurot võrrelduna 25,6 miljonit aasta varasemalt ja siin siis avaldavad mõju ka suurenenud intressi tasemed. Ehk et kui siin on lootus, et Euribori tase hakkab jälle langema, siis ka puhaskasum selle võrra saab positiivse efekti. Investeerisime siis aastal 2023 20,7 miljonit eurot. Sellest suuremad investeeringud olid meie sadamates 17 miljonit circa ja suurim investeering siis juba näidatud Paldiski Lõunasadama tuuleparkide ehitus ja hoolduskai ehitamine.
Lisaks parandasime Muuga sadamas Rooro teenindamise võimekust, lõime Rooro kaidele reovee vastuvõtte võimekuse ja Vanasadamas samamoodi keskendusime Rooro teenindamist võimaldavatele investeeringutele ja lisaks trammiteo ehitusega seoses siis rekonstrueerisime ka ühte selle trammiteega piirnevat kaid. Et need olid suuremad investeeringud sadamates. Lisaks oli eelmine aasta Botnical dokitööde aasta, need tehakse perioodiliselt 5 aasta tagant ja selle maht siis circa 4 miljonit, et Botnica ka doki läbinud heas korras ja annab aluse selleks, et tulevikus siis lähiaastatel edukalt osaleda nendes projektides, mis on juba sõlmitud või siis tulevikus tulemas. Nüüd kasumlikkus läbi aastate, et nagu mainitud, siis aastast 2020 on ettevõte olnud mõjutatud erinevatest kriisidest, koroonakriis hakkas sellest siis taastumine aastal 2022, samas tuli siis mõju kauba osas, et me usume, et arvestades meie kasvuprojekte, arvestades laevanduse edukust, et on hea alus taas saavutamaks tulude ja EBITDA kasvu ja siis ka EBITDA marginaali taastumist tasemele 50%, mis on läbi aastate olnud seal kuskil keskmine tase Tallinna Sadama Grupi puhul. Segmentide tulemused lõpetuseks. Me segmentides siis eelmisel aastal kasumi mõttes või kasumlikkuse mõttes kasvasid reisiparvlaevade segment ja reisisadamate segment. Reisisadamad siis peamiselt reisijate taastumise toel suurenes ka reisilaevade külastuste arv. Tulu jäi reisisadamates pea samale tasemele, mis aastal 2022 ja siin siis ongi selline tasakaalustav või nii-öelda reisijate arvu suurenemist mõju tasakaalustav efekt tuli siis vähemast arvust kruiisilaevadest, millest siin just oli ka juttu. Ja reisiparvlaevade puhul kasv siis peamiselt indekseerimisest, seal on meil lepingus sees teatav indekseerimise mehhanism, põhineb siis THI-l, kütuse hinnal, erinevad komponendid ja ka rohkemal arvul reisidel oli siin oma mõju. Kaubasadamates siis peamine mõju vähem kaupa liikus, vähem kaubalaeva külastusi, aga samas EBITDA tasemel langus väiksem kui tulutasemel, ehk siin on ka oma efekt meie kulu kokkuhoiul. Ja Botnica puhul siis tulud suurenesid, see kajastab segmendis muud, tulud suurenesid, samas EBITDA langes, EBITDA languse taga on selgelt ühekordsed efektid, esiteks dokitöödega koos me tegime ka samaaegselt jooksvaid selliseid remonttöid, mida oli mõistlik samal ajal teha ja samuti kuna olid uued offshore projektid eelmisel aastal Equinori ja BP-ga, siis selleks oli ka vajalik teha täiendavaid ettevalmistustöid ja kulutusi sellega seoses. Aga me selgelt näeme, et need olid ühekordsed mõjud ja järgnevatel perioodidel me eeldame, et neid ei tule. Ja sellega me olemegi jõudnud üldkoosoleku otsuste hääletamiseni ja kas kellelgi on küsimusi Andrusele? Aga siis võib-olla jah, et asume meie tänase päeva kõige olulisema osa juurde ehk üldkoosoleku otsuste hääletamise juurde. Ma kõigepealt annan teada, et Tallinna Sadama aktsiakapital siis kokku, tuletan teile meelde, on 263 miljonit. See sama suur on siis ka meie häälte arv, millega saab hääletada. Enne koosolekut hääletanute häälte arv on 183 miljonit 220 310. Koosolekul registreerunud hääled täna on 88 461, mis siis annab kokku, et esindatud hääled on meil 183 miljonit 308 771 ehk 69,7%, mis tähendab, et me saame täna neid
otsuseid hääletada, et kvoorum on koos. Kõige esimene päevakorrapunkt ongi meil siis majandusaasta aruande kinnitamine. Andrus andis siin ülevaate põgusalt olulisematest finantstulemustest ja aktsiaseltsi nõukogu on aastaaruande heaks kiitnud ning esitanud aktsionäridele soovituse siis 2023. aasta majandusaasta aruanne kinnitada. Nüüd, enne kui me hääletuse juurde asume, teil kõigil, kellel on hääletusõigus, on olemas sellised puldid. Et pultidega hääletamine käib nii, et kui olete poolt, siis palume vajutada number 1, mis on siin ka rohelisega märgitud. Kui olete vastu, siis number 2 ehk punasega märgistatud ja kui olete erapooletu, siis number 3 ja kollasega märgitud. Ja hääletamisel siis piisab vaid numbriklahvi vajutamisest, et peale seda peaks siia ekraanile tulema sending ja seejärel received ja see viimane siis tähendab, et hääl on jõudnud süsteemi. Kui te mõtlete veel ümber, siis seni, kuni hääletusprotsess käib, saab ka siin puldil oma häält muuta ehk hääletada siis veel kord, kui mingil põhjusel tundus, et vajutasite valesti või midagi. Ja ekraanile on ka kuvatud siis päevakorra punkt number 1. Ehk siis palume hääletada, kinnitada aktsiaseltsi Tallinna Sadam 2023. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul. Kolm pulti on hääletamata. Ootame siis mõne aja. Kui kellelgi on vaja abi, siis võite ka teada anda, saame juhendada. Lõpetame siis hetkel hääletamise. Toimub häälte kokku lugemine, anname kohe teada ka. Nii, hääletus siis päevakorrapunkti number 1 osas, tulemused on järgmised. Registreeritud hääli oli kokku 183 308 771. Hääletas 183 303 271. Ei hääletanud 5500 häält. Poolt oli 183 283 1678 ehk 99,99%. Vastu oli 16 582 häält ehk 0,01% ja erapooletuid 3011 ehk siis pisut alla 0,001. Hääletamine esimeses küsimuses on lõppenud ja kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole koosolekul aktsiatega esindatud häältest, siis on päevakorrapunktis 1 olev koosoleku otsus vastu võetud. Asume järgmise päevakorrapunkti juurde. Enne seda finantsjuht tutvustab teile dividendi ettepanekut. Tallinna Sadama dividendipoliitika kohaselt siis ettevõte maksab vähemalt 70% eelmise aasta puhaskasumist dividendidena ja oleme seda lubadust läbi aastate täitnud. Aastani 2021 oli tase 30 miljonit, sealt edasi siis vähemalt 70%. Ja arvestades ettevõtte rahavoogu, finantsseisu, tulevasi investeeringuid, on ettepanek maksta dividende 0,073 eurot aktsia kohta, mis kokku on siis 19,36
$190,199 miljonit eurot. Dividendi õiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 10. mai arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga, mis tähendab, et dividendi õiguste muutmise viimane päev on 9. mai 2024. Sellest päevast alates aktsiaid omandanud isikutel ei ole õigust saada dividendi 2023 aasta eest. Ja väljamakse toimub 17. mai aastal 2024. Kas selle ettepaneku kohta on küsimusi? Ei ole. Kui ei ole, siis asume päevakorrapunkti 2 hääletamise juurde. Loen teile ette siis selle ettepaneku ja palume hääletada. Kinnitada 2023. aasta majandusaasta kasum 15 882 328 eurot ja eelmiste perioodide jaotamata kasum koos 2023. aasta kasumiga 47 323 521 eurot. Kanda kohustuslikku reservkapitali 446 084 eurot. Maksta aktsionäridele dividendi 0,073 eurot aktsia kohta, kokku summas 19 199 000 eurot. Palume hääletada. Nii, on hääletatud, aitäh. Nii, hääletas siis 183 303 271 häält, ei hääletanud jällegi 5500. Poolt oli 183 300 926 häält ehk 100%, vastu oli küll pisut alla 100%, ütleme siis, vastu 2345 häält, mis jääb siis väga väikseks protsendiks. Ja kuna selle otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääldama üle poole koosolekul aktsiatega esindatud häältest, siis võime lugeda, et päevakorras punktis 2 oleva otsus on vastu võetud. Aitäh! Nüüd päevakorrapunkti 3 osas kutsun ette meie õigusosakonna juhataja Erli Lüüdigi, kes teeb sissejuhatuse ja selgituse päevakorrapunktile 3, milleks on siis aktsiaseltsi Tallinna Sadam nimetamiskomitee liikmete valimine. Tere, jätkame siis päevakorrapunktiga 3. Tallinna Sadama nimetamiskomitee liikmete valimisega. Tallinna Sadama nimetamiskomitees on 5 liiget ja nad on valitud 5 aastaks. Nendest 2 on väikeaktsionäride esindajad ja nendeks on Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank ning aktsiaseltsi Seeparahaldus, keda esindab Gert Vilms, ja Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupanka esindab Toomas Kairis. Ja 3 on Eesti Vabariigi enamusaktsionäri esindajaid. Eesti Vabariigi esindajad on nimetamiskomitees ametikohapõhised ja nendeks on Riigi Äriühingute Nõukogu liikmete määramise nimetamiskomitee esimees. Jah, vabandust, et alustan otsast peale või jätkan siis. Tallinna Sadama nimetamiskomitees on 5 liiget, 2 neist on väikeaktsionäride esindajad, nendeks on Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank ja aktsiaselts Seeparahaldus ning 3 on enamusaktsionäri esindajad ja nendeks on ametikohapõhised Riigi Äriühingute Nõukogu liikmete määramise nimetamiskomitee esimees Annika Luudelepp, Rahandusministeeriumi kantsler Merike Saks ja Kliimaministeeriumi kantsler Keit Kasemets.
Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupanka esindab Toomas Kairus ja aktsiaseltsi SEB Varahaldus esindab Gert Vilms. Ettepanek on pikendada Tallinna Sadama nimetamiskomitee väikeaktsionäride esindajate Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank ning aktsiaseltsi SEB Varahaldus volitusi järgmiseks 5 aastaks. Et kas on selles osas küsimusi? Kui küsimusi ei ole, siis palun võtke välja oma puldid ja asume 3. päevakorrapunkti hääletama. Nii, hääletamine on lõppenud. Hääletas siis 183 300 926 häält. Ei hääletanud 7845 häält. Poolt oli 183 285 496 häält ehk 99,99%. Vastu oli 3198 häält ja erapooletuid 12 232 häält, mõlemad siis jäid väga väikse protsendi, 0,01% juurde. Kuna selle koosolekupunkti vastuvõtmiseks peab olema üle poole koosolekul ja aktsiatega esindatud häältest ja need on meil olemas, siis on päevakorrapunktiks 3 olev koosoleku otsus vastu võetud. Asume järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on siis nimetamiskomitee liikmetele tasu määramine. Tallinna Sadama nimetamiskomitee peamine eesmärk on nõukogu liikmete valimine ja et nad saaksid oma tööd efektiivselt teha, siis on ettepanek määrata nimetamiskomitee liikmetele koosolekul osalemise eest tasu. Ja ettepanek on, et tasu suurus on nimetamiskomitee liikmel 200 eurot koosoleku eest, nimetamiskomitee esimehel 300 eurot koosoleku eest ja tasu makstakse koosolekule järgneval kuul 10. päevaks. Tulenevalt riigivaraseadusest, ametikohast tulenevatele nimetamiskomitee liikmetele tasu ei maksta. Ja tasu suurus on määratud vastavalt riigi nimetamiskomiteele määratud tasu suurusele, ehk need on võrdelised. Kas kellelgi on küsimusi selle punkti osas? Kui ei ole, siis palume hääletada antud päevakorrapunkti. Hääletamine on lõppenud. Hääletas 183 300 953 häält, ei hääletanud 7818 häält, poolt oli 183 285 968 ehk 99,99% protsenti. Vastu oli 1900 ja erapooletuid 13 085 häält ehk 0,01%.
saame siis jällegi kinnitada, et otsus on vastu võetud, kuna otsuse poolt hääletas üle poole koosolekul aktsiatega esindatud häältest. Ja nüüd asume siis viimase päevakorrapunkti juurde, milleks on siis aktsionäride ootuste kinnitamine. Palun jälle Erlil tutvustada. Ja tulenevalt riigivaraseadusest ja Tallinna Sadama põhikirja punktist 4254 on üldkoosoleku pädevuses aktsiaseltsi Tallinna Sadama omaniku ootuste kehtestaminega, millega määratakse kindlaks strateegilised ja finantseesmärgid. Tallinna Sadama eesmärkideks on stabiilse tulu teenimine läbi ettevõtte kasumliku ja efektiivse majandustegevuse igas valitud tegevusvaldkonnas ning kasvuvõimaluste leidmine. Ettevõtte poolt kestliku arengu eesmärkide võtmine strateegiliste eesmärkide saavutamiseks, arvestades ettevõtte tegevusvaldkonda ja ärilisi huve ning ettevõtte suhtes kohaldatavaid seadusi ning regulatsioone. Ning lisaks heade juhtimistavade, sotsiaalse vastutuse ning eeskujuliku ärikultuuri elluviimine ja edendamine. Täiendavalt fikseeritakse valdkondlikud lisaeesmärgid ja finantseesmärgid. Kas kellelgi on küsimusi või tähelepanekuid? Kui ei ole, siis palun hääletada päevakorrapunkti 5 osas, kinnitada aktsiaseltsi Tallinna Sadama aktsionäride ootused üldkoosolekule esitatud kujul. Et jälgige oma puldil, et pult töötaks ja siis oleks siin sending ja received. Nii, hääletamine on ka selles punktis lõppenud. Hääletas 183 303 271 häält, ei hääletanud 5500 häält, poolt oli 183 296 071 ehk 99,99% häältest, vastu oli 3800, erapooletuid 3400. Ja kuna otsuse vastuvõtmiseks peab olema üle poolte koosolekul aktsiatega esindatud häältest, siis võime lugeda, et päevakorrapunkt 5 otsus on vastu võetud. Aitäh teile kõigile, et kohale tulite. Tänased ettekanded ja ka tänane salvestus, lisaks tellime siia peale ka inglisekeelse tõlke, saavad olema üleval meie veebileheküljel ja saadame ka börsiteatega hiljemalt 8. maiks, loodetavasti juba varem. Tänased otsused samuti saadame tänase päeva jooksul börsiteatena. Ja kui teil nüüd on veel täiendavaid küsimusi või soove suhelda meie juhatuse liikmetega või nõukogu esimehega, siis võime seda teha vabas vormis ja võite ka loomulikult suupisteid uuesti ja juurde veel maitsta. Aitäh kõigile, aitäh ka meie abilistele ja meie Tallinna Sadama inimestele. Ja kohtumiseni, kui mitte enne, siis juba järgmisel aastal.